Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikud, head kuulajad Nustakult New Yorgini. Jällegi me oleme tagasi tehnoloogia uudistega eetris. Räägime, mida on viimasel nädalal juhtunud ja hakkab juhtuma lähipäevadel. Mina olen saatejuht Hans Laugas, Hendrik Roonemaa, teine saatejuht. Meil on külas kaks külalist, meie head sarikommentaatorid Glenn Pilver ja Meelis Väljamäe. Millest me tänases saates räägime, vaatame täna õhtusse, kui Ameerikas koidab hommik ja maailma väärtuslikum firma Apple oma suurel arendajate konverentsil paljastab tulevikuplaane. Ja selleks, et see tänane sündmus oleks neil täiuslik, suutsid nad eelmisel nädalal käima lükata ka ühe suuremat sorti jama. Nimelt õudne andmine käib uue e-posti teenuse hey.com ja Apple'i vahel ja me sellest kindlasti räägime. Ja meie ühel saatekülalisel on kaasas telefon, mis peaks olema maailma kõige parem telefon üldse ja suudab teha kõike, natukene veel lisakski ja saame teada, kas ülejäänud saate külalistele see telefon meeldib või me kõik ikkagi vihkame ja umbusaldame seda telefoni. Ja hulk teisi teemasid on veel, et lähme saate juurde. Digitund. Hakkame siis uudiste ja kommentaaridega peale ja WWDC, Worldwide Developer Conference, ülemaailmne arendajate konverents on Apple'i igasuvine suurussündmus, mis tõstab eesriiet uuelt tarkvaralt ja mida Apple pakub oma kõikvõimalikesse seadmetesse, mis pakub võimalust oodata või pakub oodatust näha tulevikku, sest et selle tarkvara peal hakkab sügisel ja võib-olla hiljemgi tööle uus riistvara. Ja mis on kõige suurem uudis on kindlasti see, et Apple peaks nüüd välja kuulutama täiesti uue põlvkonna oma süle- ja lauaarvutite riistvaras, kus minnakse ära vanalt, praeguseks võib öelda klassikaliselt Inteli protsessorilt ja võetakse kasutusele uued seni võiks öelda mobiilsed protsessorid, mis on ARM-tehnoloogial, aga millest nüüd saavad siis ka mitte mobiilsete seadmete, igasuguste lauaarvutite protsessorid. Ja ma täna lugesin just mingit ennustust või kommentaari selle kohta, et väidetavalt siis esimesed ARM-iga seadmed saavad olema uus iMac ja uued MacBook Prod ja väidetavalt MacBook Pros olev ARM-protsessor on poole võimsam kui praegu Inteli protsessor, mis nagu minul tekitas peas väikse plahvatuse, sest et siiamaani on ikkagi ARM-i protsessorid küll väga patareisõbralikud, aga mitte väga võimsad võrreldes nagu Inteli protsessorid. Ei, aga need, mis iPadi sees on, kui neid testi jooksutatakse, see on single core nii-öelda siis ühe tuuma jõudlus on ikkagi täna iPad Pro'l ju üle Intelist. Ja minu teada on küll, ja ma nii suur spetsialist ei ole, aga kindlasti on seal, need skoorid on üli head, mis tekitab küsimusi on ju see, et ka teised on üritanud ju ARM-i protsessoritele üle minna ja ARM-i Windows on ju olemas, aga tavalisest Windowsist eristab seda see, et see on meeletult aeglane. No see on esiteks on see, et Apple oskab ARM-protsessori kõige paremini toota, see on selge, või disainida ja teiseks on see, et tegelikult küsimus on tarkvaras, kui hästi saadakse kogu see pull tööle ja see on tegelikult kõige valulikum see üleminek just arendajatele ja nendele inimestele, kes Apple kasutavad, eks näeme, kui hästi Apple'is õnnestub. Seda küll, aga tulen tagasi, rääkige meie kuulajatele lahti, mis see tähendab, kui on ARM-protsessor siis lauaarvutis iMacis, seal ei ole ju mingit enam võitu energiaefektiivsuses, vahet ei ole palju see energiat kasutad. Kuule Hans, tänapäeval on iga asjal vahet, palju sa energiat kasutad. Aga seinast tuleb voolu ikkagi, sa akut ei ole iMacil, et kas see annab põhimõttelise suunise, et Inteliga on nüüd nägemist ja ARM on tulemas? See on kaks asja, üks asi on see, et see on põhimõtteline Intelile keskmise näpu näitamine ja teiseks on see, et niimoodi saab vähem jahutust ARM-protsessoriga ja saab teha selle lauaarvuti peenema, õhema, ilusama, et ei pea olema selline paks korpus. Jah, see jahutuse teema, mina olen nüüd viimase paari kuu jooksul erinevaid sülearvuteid siin testinud ja ostnud ja kasutanud ja kõike. Ja minu meelest on selgelt näha, et tänapäeval see protsessorite jõudlus on nii suureks läinud ja me tahame arvutilt saada tegelikult palju rohkem kui veel mõni aasta tagasi. Me tahame teha neid oma mingisuguse full HD, mingid videokonverentse Teamsis ja Zoomis ja tahame vaadata mingid, ma ei tea, 4K Netflixi ja tahame mängida mingid mänge. Me küsime arvutilt hästi palju ja protsessorid ka võimaldavad seda, aga lihtsalt füüsiliselt sellel kuumusel ei ole kuhugi minna.
et arvutuse nagu gaas, jääktoodang on kuumus. No tegelikult tuleb ka ju võib-olla siin meelde tuletada, et Apple'i põhiliselt või ütleme enamik Apple'i arvutitest tõenäoliselt, mida ta müüb, on sülearvutid ja järgmine on sealt, ma julgeks väita iMac, mis oma olemuselt on ka nagu üks suur sülearvuti. Et tegelikult Apple'il ei olegi ju sellist, on muidugi Apple'il ka suurem versioon olemas, aga ütleme enamik inimesi, ma tahan oma keerulise jutuga jõuda sinna, et kui Windowsi masinad enamasti olid sellised suured prügikastid, mis pandi laua alla, siis Apple tavaliselt ongi olnud selline hästi ruumisäästlik, hästi ilusa disainiga, hästi õhuke ja tegelikult on see väga oluline, et see arvuti üle ei kuumeneks, et isegi ka iMaci puhul väga oluline. Minu jaoks tekitab see küsimus, et kui nad selle nüüd ära teevad ja kui nad teevad selle ära edukalt ja kui see ongi nii, nagu Meelis ütles, et sul on jõudlus 100% suurem ja voolutarve on väiksem ja kõik on jahed, see on ju põhimõtteline, täiesti nagu põhimõtteline samm edasi, et mis need teised nagu, et mis näoga me vaatame näiteks, ma ei tea, HP ja Delli ja ilmselt muidugi siin on natuke see vaidlus, et tõenäoliselt juba täna need inimesed, kes kasutavad omale Maci sellise video ja muusikatöötluseks vaatavad juba sama näoga neid neil on ikkagi võimalik vähemalt sarnastel alustel konkureerida, meil on võimalik teha teiste ja näidata, et see Windowsi masin tegelikult on MacBook Prost kiirem. Ja tõsi ta on, aga samas Apple on ju läbi aegade demonstreerinud seda ja ka Inteli protsessorid puhul väga nagu ütleme, kas siis üllatavalt või et see tarkvara, mida Apple ise toodab, suudab nende riistvara peal töötada väga hästi, ka Inteli protsessoriga, et ma isegi, et see eelis on tal nagu ikkagi olnud kogu aeg, Apple on läbi ajaloo vist, kui ma eksi 2 korda vahetanud platvormi protsessori osas, eks ole, iga kord on ta tegelikult nagu sellega väga hästi hakkama saanud. Ja eelmine kord oli ka see tegelikult ikkagi suhteliselt paluline teema, aga loomulikult on nad sellega paremini hakkama saanud kui Microsofti armi peal üleminek, sest et seal on just see, et nad ise ei tooda tarkvara, eks ole, või toodavad mingil määral, aga enamus Windowsi peal kasutatud asjadest on kolmandatootjad tehtud. Eks siin tulevad veel keerulised ajad ette kõigil neile, kes kasutavad oma Maci arvutites igasugust tarkvara, mis ei ole selle Apple'i nii-öelda põhikomplekt, on ju. Sul tuleb keerulise aegu, millised tarkvara saad, kas sa pead oma arvutit vahetama või mitte. Ja, minu jaoks on just küsimus, et kui ma oleks täna Microsoft ja vaataks neid uudiseid, mis minu peas, nagu kui ma oleks Microsofti juht saatjana teile, mis minu peas liiguks, et kas ma mõtlen, et minu üks peamisi konkurente on täna nagu saamas nagu 100% paremaks. Et kas ma peaks ka minema sellele armile üle? Kas mul on võimalik, arvestades, mis kõik Windowsi peal nagu 30 aastat vanad programmid ka jooksevad seal mõnikord, eks ole. Ja kui ma otsustan selle sammu teha, kus ma neid protsessoreid saan, kas ma lähen Qualcommi, kas nad suudavad seda toota, kas ma suudan oma Windowsi kirjutada nii lähedaseks sellele, et see kõik hakkab tööle või kuna me teame, et Linux suudab tegelikult armi peal juba ammu joosta, et kas lõpuks näiteks on aeg siis käes, et kui meil on valida, ma ei tea, Apple'i ja põhimõtteliselt nagu Linuxi vahel äkki ühel hetkel, või et kas sellest saab see operatsioonisüsteem ja kas näiteks edasi minnes, kas see on see põhjus võib-olla, miks Microsoft on viimasel ajal Linuxit väga armastama hakanud ja uutes Windowsides Linuxi kernel põhimõtteliselt tuleb kaasa? See on väga hea teema, mida arutada pikemalt, aga ma arvan, et Microsoft läheb võitma seda võitlust, kus nad juba juhivad kogu pilve kolimine ja kõik see, milles ütleme, sellise üksikisiku desktop arvutis on Apple ikkagi nii võimsalt ees nagu toote terviklikkuse mõttes. No mitte turuosa mõttes. Mitte turuosa mõttes, see on ju, aga on miniatuurne toote kvaliteedi mõttes on nad ees. Nojah, aga siia jääb alati see sama aspekt väga oluline sisse, et Apple on ikkagi üks nii tervik kui riistvarana ja muu maailm on siis see, kes kõik täna 1 miljon ja 1 tootjad kasutavad Microsofti tarkvara ja see muu maailm ju jääb, et selles mõttes nii ei juhtu. Aga see muu maailm on poole aeglasem. Muu maailm on ka võib-olla poole odavam. Siin ongi tegelikult Enriku 2 pointis on nagu see küsimus, üks ongi see, et Microsoft ei tooda ise protsessorit erinevalt Apple'ist ja nad on kinni põhimõtteliselt Qualcommi ja veel paari tootja armus, kes siis neid protsessorit toodavad ja ilmselgelt mitte hetkel nii efektiivsed kui Apple ja teiseks on siis see, et neil on tõepoolest enamus Microsofti nii-öelda ärikasutada turust on ju kinni sellistes suurfirmades, kes on kasutavad väga vanu lahendusi, mis peavad töötama ka edaspidi ja nad ei saa nii-öelda Apple'i moodi teha sellise puhta lõike ja minna nagu üle öelda, unustage ära, et kui töötas, ostke uued asjad. No selge on, et me oleme praegu rääkinud esimese saate lõigu sellest, mida veel pole. Nii et ja võib-olla kogu see jutt on vale, eks ole. Võib-olla nad ei tulegi üldse selle protsessoriga välja, või kui tulevad, siis võib-olla see on halb ja aeglane ja kuumeneb üle ja jookseb kokku. Seda me näeme. Saame näha, lähme siit pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
jätkame Digitunnis ja vaatame korraks veel tulevikku sinna samasse arendajate konverentsi, mida Apple peaks õhtul pidama. Nagu öeldud, seal näeme palju uut tarkvara, mis jõuab sügisel meie toodeteni, olgu see siis telefonide ja tahvlite tarkvara iOS, milles kui välja noppida mingisugused kuuldusi, on see näiteks, et siis telefoni saaks hakata kasutama autovõtmena, et keyless car ehk siis ilma. Millise auto? Ma arvan, et kalliste autodega. 89. aasta Opel. Enda autovõtmena. Võib-olla ka teiste. Ei, ma mõtlen ka enda autovõtmena. Sa küsisid, millist auto? Ei, ma mõtlen, et kui mul hetkel, kas ma pean midagi installima autosse selleks kuidagi? Ma arvan, et sa pead ostma BMW-lt lisateenuse. No just. Okei, et ma ikkagi oma olemasolevat autot, mis ei ole eriti jah, et seda ilmselt ei saa nagu konvertida. Võib-olla kuidagi saab. See on lihtsalt osa sellest autoliidesest, mida nad arendavad. Arvestades, et me sõidame City B autodega, siis kindlasti saab konvertida igasuguseid autosid, kui sa väga tahad. Tõsi, tuleb uuendusi lauaarvutite tarkvarasse, millest suurim on, millest me juba rääkisime, et kuidas hakatakse siis portima ümber uut tarkvara ja küllap veel teleka Apple TV teleka kastile, kellale ja nutikõlar HomePod peaks saama nüüd kuulake, suurt uuendust, saab kuulutada Spotify'd sellest, ehk siis ennem on olnud müürid nii kõrged, et sealt sai ainult Apple enda muusikat kuulata, Apple Musicust. Aga selle kõige juures on nagu puhkenud üks suur selline tüli, millest Henrik sa juba mainisid, et see on arendajate konverents. Apple sõltub sellest, et üle kogu maailma on ettevõtlikke inimesi, kes programmeerivad ja loovad ärimudeleid igasuguse tarkvara ja teenuste jaoks, mis seal seadmetes töötab ja need on väga vihased kõik. Ja see viha on tõukunud praegu viimasest uudisest seoses uue e-maili äpiga Hey. Eks sa korra, oled sa seda Hey äppi ise näinud ja katsetanud? Ei ole, sellepärast, et see esiteks maksab $99 aastas, mis ei ole küll ületamatu takistus, aga ma ei näe täna ühtegi põhjust, miks ma peaksin hakkama oma Gmailist ära kolima. Mul on kõik on üles seatud ja see Hey ei ole selles mõttes nagu e-posti klient, vaid ta tegelikult on e-posti teenus. Et nad ise kohe ütlevadki, et alustad nullist, kuidagi vist saab need Gmailid sinna sisse, aga see mõte ei ole selles, et sa käid oma Gmaili Heiga lugemas, vaid sa kolid sinna üle ja sa saad hey.com aadressi ja hakkad edaspidi selle peal toimetama ja see on ümber mõtestatud e-maili süsteem üldse, nagu neil ka tehakse. Enda e-maili parandada, kui ma eksin on ju. iCloud ja me.com domeen ja. Aga see Hey on lihtsalt sellise sisse ehitatud igasuguse tarkusega, et kuidas kogu e-posti haldamist sulle teha mõnusamaks ja mugavamaks. Ja ühesõnaga, see võib-olla ei olegi antud loo juures kõige tähtsam üldse, vaid tähtsam on see, et kui nad tegid oma selle teenuse ja teenusega koos ka spetsiifilised Hey äpid ja laadisid need äpipoodidesse üles Androidi minutite ka, ma ei ole vaadanud isegi, aga kindlasti Apple'i poodi. Ja versioon 1.0 läks üles, inimesed hakkasid kasutama ja siis, kui nad tahtsid sellele pisikest uuendust teha, siis järsku Apple, kes ju kontrollib seda, mis äpi poes toimub, teatas neile, et see äpp ei vasta meie poe tingimustele, et me ei lase seda enam sinna, korjake, mingi ära ühesõnaga. Ja siis, kui hakati siis uurima, et miks ta siis ei vasta nendele tingimustele, siis tuli välja, et põhjus on selles, et Hey on tasuline teenus ja sa ei saa seda tasulist teenust osta läbi selle äpi, vaid sa pead minema hey.com lehele, ostma sealt, ma ei tea, oma krediitkaardi või PayPaliga või millega iganes selle teenuse, siis tõmbad äpi ja logid sisse. Ja põhjus, miks ei saa seda osta läbi äpi, on see, et Apple sellisel puhul küsiks 30%. No asi, mis on aastaid toiminud. Mis on tavaline asi, ta küsib vahendustasu. Ja see 30% on muidugi väga suur summa ja Hey tüübid mõtlesid, et nemad eelistavad seda mitte, et ärme siis pane sinna äppi seda ostmisvõimalust, et see on kasutajale ebamugavam ja me tõenäoliselt mingi osa kasutajaid lõikame sellega ära, aga mis siis, et võtame selle riski. Ja paljud teised äpid teevad niimoodi, ega näiteks Netflixi, ma ei tea, Amazoni asju, kas saab osta või saa vist, jah. Ja need on terve rodu, hästi palju sellised äppid, kus need tootjad ei taha maksta Apple'ile seda 30% või ei saa maksta, aga ma ei tea, Spotify näide on siin ju väga hea. Et sa ei saa, sul ei ole seda raha, seda marginaali, mida maksta Apple'ile. Ja siis nad otsustasid, et me seda ei tee, et paneme äppi niimoodi üles ja siis Apple ütles, et vaadake, et kui te kuskil üldse müüte seda teenust, siis te peate seda müüma ka meie poes. Et nii ei saa, et te kuskil nurga taga müüte ja meie poes on mingi äpp, mille inimene tõmbab alla ja ta ei saa sellega mitte midagi teha, enne kui ta on läinud kuskilt mujalt seda ostma. Aga samas Apple'i enda reeglid on sellised, et kui sa tõmbad selle äppi alla, sa ei tohi seal isegi vihjata,
peaaegu, et sul on kuskil mingisugune tasuline versioon või võimalus, et sinna, kui sa seda Apple'i makselahendust ei kasuta, siis sa tegelikult ei tohi sellest linkida mitte midagi. Ühtlasi näitabki seda, et kuidas Apple on selles poliitikas kahepalgeline, see suurte klientidel Amazonil neil ta tegelikult laseb suunata veebi, eks ole, äpi seest. Ja seal on mingi aga samas, ma tahan öelda, minu see süsteem toimib juba hästi tavalise kasutaja jaoks. Mul kahju on ettevõtjast, kellel nüüd jama on, aga tead, nad on väga selgelt öelnud, et on olemas sellised äpid, mis on nagu vahend muu kataloogi sisu vaatamiseks, kuhu oleb Netflix. Netflixil on oma kuskil enuse kataloog, kliendid ja siis sa kasutad seda akent, aga selline, mis on täiesti uus teenus, mitte et sa ei lähe vaatama mingit kataloogi nagu meediat, vaid e-posti mingi äpp, mis pakub sulle mingi lisaväärtust, et seda sa siis pead ostma ükskõik mis kanalist, ostad äpist võrdselt teistega, kes äpis müüvad. Jaa, aga see segadus tekitab see, et täpselt samamoodi nagu Hei üritas teha. Terve rodu äppe teeb täna täpselt samamoodi ja need on üles lastud. Nendega ei ole mingit probleemi. Ehk mis tegelikult arendajaid pahandab antud nagu hetkel, on see, et Apple'il on mingid reeglid. Need reeglid on üsna üldiselt sõnastatud kohati ja siis nad ise tõlgendavad neid, et no, mida mingi punkt tähendab või kui karmilt me seda punkti nagu võtame. Aga see ei ole avalik. Ehk et nad ise kuskil oma sees otsustavad ja nüüd kui sa oled arendaja ja näiteks kulutad, ma ei tea, 6 või 12 kuud mingi asja kirjutamiseks ja arvad, et nüüd ma panen selle äpi poodi üles, sellepärast et see ju vastab reeglitele, siis võib juhtuda, et sa saad teada, et Apple on vahepeal sisemiselt otsustanud, et ei. Aga nad ei ole kellelegi seda öelnud. No võib-olla on ka mingi põhjus, et just selle äpi sisu poolt ka, et see on iseenesest meiliteenus, mis tegelikult nagu konkureerib ka, nagu öeldud siin Apple'i enda meiliga, et on kuidagi hästi eluline või kuidas ma ütlen, jah, selline, et ta ei ole mingisugune striimimisteenus või midagi sellist, mida Apple ise ei paku täna. Et ta nagu konkreetselt nagu alternatiiv Apple'ile. Jaa, aga vaata, kui sul on platvorm, see oleks nagu eriti hull, Glenn, kui see nagu nad selle niimoodi välja. Ei, seda nagu öelda ei saa. Sest sul on ju platvorm, kus kõrvad nagu paistada. Kõik võiksid olla võrdsed. No, ja tõenäoliselt on siin ka see, et Apple'i ja iPhone'i müük ju, kas ta otseselt ei kahane, aga ütleme, ta on platoos, eks ole. Et sealt nagu suurt kasvu ei tule, kasv tuleb teenustest ja mis need teenused on? See ongi seesama 30% ongi suur osa ka teenustest nii-öelda, kust küsimus ongi selles samas rahas ju, et tegelikult kui nad seda raha ei küsiks, ei oleks ka seda probleemi. Just ja Apple'il tegelikult on ajalugu sellega, et nad vaatavad samamoodi nagu Amazon väiksemaid teenusepakkujaid, kus tuleb hea idee ja siis teevad seda ise järgi ja see on vaikimisi sees ja siis see väike teenusepakkuja on kohe pankrotis. Aga see kõik ongi nüüd kergitanud küsimus, et kas peaks, ma ei tea, Euroopa Liit, USA valitsus keegi astuma vahele ja mitte ainult Apple'i, vaid ka Google'il on ju sama suur platvorm. Ja, Google'il on see natukene lihtsam, Google'il on teine probleem, neil on see, et App Store'i värk on suhteliselt automaatne, selle aega, et võetakse maha asju, mida maha võtma ei peaks, siis selle tagasi saamine on nagu pea võimatu. Ja ka lastakse üles asju, mida ei peaks üles laskma. Aga et kas pigem on praegu probleem vastupidine, aga üldiselt on nii. Et kas Apple'il on, küsimus on põhimõtteliselt, kas neil on liiga suur võim, et kas neil on turu osa USA's, Euroopas ei ole nii hirmus suur turu osa, aga et kui sul on ikkagi seal üle 50% turu osa ja sul on mingid reeglid, mis on segased ja mis ei ole tegelikult väga avalikud ja lihtsalt mingi inimene kuskil kinnises masinavärgis otsustab, kas sinu äri elab või sureb, et ma olen nõus, et see tegelikult ei tundu olevat väga nagu mõnus olukord. Meil ühiskonnale, kui ma paralleeli toon, meil on selleks kohtud ja see on läbipaistev, saad edasi kaevata, sa saad mingi otsuse. Vähemasti sul on mingisugunegi nagu arusaadav süsteem. Aga seal ei ole ju mitte midagi. Ja kõige selle taustal, millest me räägime, eelmisel teisipäeval siis Euroopa Liit alustas konkurentsialast uurimist Apple'i suhtes, mis tõukus just sellest Spotify'st, kes pakub Apple'i Musicu täpselt konkureerivat teenust ja Spotify pole rahul sellega, et 30% võtavad. Et me tegelikult ei räägi enam siin nagu väikestest, et kui mugav on inimesel ühte äppi kasutada või kas peaks viitama või ei peaks viitama, me räägime seal ütleme tohutust konkurentsialasest sellisest põhimõttelisest maade jagamisest, et kas Apple on teinud sellise platvormi, kus tal on kõik õigus teha ise või ei. Aga me läheme siit pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund on tagasi eetris ja me pöörame pilgud nüüd oma saatekülalise Glenn Pilvri poole, kelle käes on suur tükk metalli, plastikut, klaasi, keraamikat ja mida iganes veel. Sul on selline telefon, nimi on... Nime ei tohi välja öelda jälle, muidu tsenseeritud nimi. Viiakse kohe vangi siit saatest otse. Huawei on selle tootja ja P40 Pro Plus on mul õigus või? Jah.
kas saab veel olla plussim ja prom telefon? Võib-olla saaks, 2 plussi võiks ka olla, ega jah, see on tegelikult hea ja kurb näide mõnes mõttes meie oludes, kuidas Huawei on teinud nüüd ikkagi täiesti super kaamera ja ongi sinna sisse mahutanud siis esiteks 10-kordse optilise zoom'i, mis tuletas mulle meelde seda aega, kui väga ammu ma ostsin omale Canoni esimese super zoom kaamera ja see oli 10-kordne optiline zoom ja see ei olnud üldse muidu väga ammu, see oli vist ma ei tea, 15 aastat tagasi äkki midagi sellist, et tegelikult see, et sul ikkagi telefonis on sellise kvaliteediga optilise zoomiga kaamera, mis teeb tõesti ilusaid pilte, nii et sa võid teha oma koerast või lapsest 10 meetri kauguselt portreepildi. Et see lisab ikkagi teatava dimensiooni, mis on natuke mobiili pildistamise ajajärgul hakanud ära kaduma, et lainurk on küll tore, kui sul on ikka selline kvaliteetne teleobjektiiv seal, siis see on väga tore lisaväärtus. Ja see kõik on 9 millimeetri paksune, vähem kui sentimeetri paks. Jah, et seal on see tehnika, seal on ikka periskoobi süsteem, kuidas see täpselt toimib ja mulle natuke segaseks, sest Huawei ise ütleb, et see valgus käib seal 5 korda täpselt edasi-tagasi ja siis see 5 korra pealt siis võetakse kuidagi, püütakse see sealt kinni. Ja siis saadakse selline pikk fookuskaugus, et tegelikult see muidu see objektiiv ei mahuks ju ära, et ta on viltu pööratud, ta on siis nagu telefoni pinnaga paralleelne see nii-öelda läätsede süsteem ja kui sa selle objektiivi august sisse vaatad, siis tõepoolest tundub, et see klaas on nagu hästi kaugel. Et see on nagu kaamera mõttes jah, selline tore ja äge nüanss, mis ikkagi näitab, et saab kaameraid teha veel paremaks. Kunagi 10-15 tagasi oli sarnase tehnoloogiaga Sony kaamerad väga popid ägedad. Ja ma mäletan ka Olympusel muidu oli niisugune kaamera, üks mingi ekstreemkaamera, mis oli ka pööratud hästi õhukeses korpuses lääts nagu viltu, aga muidugi teleks, et ega siis see ei ole saladus, et Huawei koos Leikaga tehtud kaamerad on olnud väga head juba mitu aega ja see ei ole nagu mingisugune erand, et ma lihtsalt ei olnud võib-olla ammu nii sihipäraselt praegu pildistanud seoses igasuguste lõpetamiste ja muude selliste pidustustega, siin tegingi hiljuti mingeid pildiseeriaid ja vaatasin arvutist nagu imestusega, kui ilusad on need pildid, et igalt kauguselt ja et tõesti, et see aeg hakkab ikka vaikselt kätte jõudma, kus sa nagu, sul ei ole vaja nagu peegelkaamera. Sa ütlesid ühe numbri veel, mis on nagu ebareaalne, mitu kaadrit sekundis suudab jah, seda muiduks teevad need jällegi Huawei telefonid juba üsna ammu ja see telefon ka, et aga see tundub iga kord uskumatu, et ta teeb siis sarivõtet või mis sarivõte on vale sõna, see on siis slomo või High-Clubis võte on siis 7600 kas mingi 20 või 7600 circa kaadrit sekundis, mis on siis 250. Aga mitu sekundit selline klipp kestab? Ma ei ole proovinud, ta teeb seda kuidagi niimoodi, et jah, ta valib sealt ise selle koha, kus siis see asi liigub, stiilis seda õhupalli katki mingi nõelaga või mida iganes sa siis välja mõtled, sest et see aeglustus on 256 kordne. Et kui sa näiteks tahaksid ennast filmida lihtsalt midagi rääkimas, siis see on väga igav klipp. Aga Glen, sina vaata oled meie saates alati esindanud nagu sellist äärealadel surfavad tarbijad. Sina olid ainuke eestlane, kes kasutas Windows Phone'i ja mulle väga meeldis. Ja sa oled ainuke eestlane, kes kasutab tööks iPadi juba mitu aastat ja sa oled ainuke eestlane, kes sõidab nende üksratastega ja arvab, et kõik peaksid sõitma. Meil on väga kaasav saade, aga sellist on meil esindatud need hääled. Kõik on jah, vähemused on esindatud. Et aga kas sul on nagu tunne seda Huawei'd nüüd kasutades, et sa oled ka taas nagu äärealadel, et kas Huawei on liikumas või liikunud nüüd sellisest parimast massitelefonist sellise sinu maailma? Ta on meie oludes ju paratamatult liikunud, et sellest on siin ka ju varem juttu olnud, et nagu mõnes mõttes on kahju, et tegelikult teised Hiina ettevõtted on natuke kuidagi nagu ebaproportsionaalselt eelisseisus täna. OnePlus. Jah, või üks Xiaomi, eks ole. Möllavad ja täiega, eks ole, keegi neid ei ahista, et Huawei peab nagu põhimõtteliselt suur pomm jalaküljes peab ikkagi ka ennast nagu tõestama. Et jah, nii ta on, et sellest teemast muidugi võib-olla tuligi mul meelde üks jälle Huawei poolne võib-olla päris kaval lükke, mille nad tegid, olid siis see, et siiamaani kõik ütlesid, et ei saa äppe kätte ja tõepoolest äppe on vähe. Äpp-galleris on vähe ja Huawei nüüd nimetas siis oma otsingu, mis tal seni oli Huawei Search ja mis väga palju asju justkui üles ei leidnud, tegi selle ümber, selle nimi on nüüd Petal Search ja see on selline tore otsing tõepoolest, et selle sama telefoni võtsin kätte, siin on ta kohe sisse installeeritud. Kui ma lähen Huawei äpi poodi ja kirjutan sinna sisse siis mis tahes äpi nime, siis nüüd see otsing on täiesti süke netiülene, et ta otsib igalt poolt äppe, Amazoni poest, APK, Pured, mis need kõik kohad on ja ta teeb ka neile siis sellise turva taustakontrolli. Et minu jaoks näeb see välja nagu väga puhas protsess, et ma kirjutan sinna selle nime, ma leiangi selle äpi ja kui ma selle äpi hakkan installima, ta küsib, kas ma tahan kontrollida, ta kontrollib selle üle ka ja see töötabki.
Need APK veebisaidid on tegelikult ju väga hästi korraldatud, et uuendused jõuavad sinna kähku ja nad tegelikult ongi nagu sellised, noh, ma ei tea, kas piraat on õige öelda või... Vist ei ole isegi, sest et noh, sellised jah, imelikud nagu turuplatsid, et sest et seal on ka veel plussina võib öelda see, et seal on ka vanemad versioonid, mis nagu väga tihti on, et kes siin sellised Androidi kasutajad tahakski saada mõnest äpist versiooni, mida enam seal Google Play's ei ole, siis tegelikult seal on need kõik olemas, et kui sul näiteks võib-olla mõni uuem versioon, mul on ka endal juhtunud, et siin Androidi uuendustega siin oli endal elektriauto laadimise äpp, lihtsalt mingil hetkel ütles selle Androidiga enam ei tööta. Ja mul ei ole seda vanemat versiooni ja noh, ma mujalt ei saagi seda. Ja et ma tahtsin siia vahele öelda, et sellega tegelikult olema tähelepanelik, kuna tõepoolest seal sellistes nii-öelda kolmandate tegijate äpipoodides siiski liigub piraatsisu ja liigub ka pahavaraga sisu, et sellepärast väga oluline vaadata, et minu jaoks ainuke, keda ma oskan usaldada, on APK Mirror, kes on tehtud Android Police ajakirjanike poolt ja nemad nagu võtavad väga hoolega maha asju, mille peale neil näpuga neeritakse, seda ei tohi olla. Nii et... Ma mõtlen ka, et seal ta võtab ju APK-sid ju. Kes teab kust iga poolt. Aga noh, seda ta vähemalt nagu, noh, ütleme, mina ei ole küll proovinud neist, eks ole, miljondikugi läbi, et nad ise väidavad, et see sama turvakontroll, ma ei tea, kui hästi või halvasti see siis töötab, igal juhul midagi ta krõbistab ja ütleb mulle, et kas see äpp siis on turvaline või ei ole. Võib-olla sinna lihtsalt pandud koodis on kirjutatud, oota 15 sekundit. Tee midagi, siis ütle, et on okei. Et iseenesest, et see võtab nagu päris palju ära seda stressi tõesti, mis ennem või nüüd siin viimastel aastal või nende Huawei telefonidega oli, et kui sa telefoni mul ostad, see esimene asi on, seal ei ole ju Google App Store'is, ei saa mitte midagi. Et loomulikult seal on asju, mida endiselt, noh, mis nõuavad sellist sertifitseerimist ja mis oleks vaja ikkagi ametlikkusele nagu HMS-i teenustega või toega, et seal on neid probleeme, aga noh, see on see... Google'i enda äpid niimoodi ka toimivad või? Seal tekibki, Maps tegelikult toimib jah, aga seal tekib see sama probleem, et ikkagi see autentimise küsimus, et kui sul on nagu, noh, et sa päris, sa ei saa, noh, ütleme YouTube'i äpp näiteks, sa võid selle YouTube'i äpi isegi võib-olla kuskilt leida, aga tegelikult see ei toimi, et YouTube'i sa pead ikkagi kasutama Huawei telefonist täna brauseri põhiselt. Okei, saame aru, et see on superkaameriga, räägi palju see kaamera maksab? Vaat seda ma õnneks ei tea, aga ta maksab arutult palju, et kas ta üldse Eestis jõuab müügile, aga circa 1500 sinna kanti, et kui tavaline, no et ikka see hind on päris krõbe, et lisaks kaamerale siis teine asi, mida Huawei väga räägib, et see on väga äge, et väidetavalt see tagumine külg on siis mingisugusest kosmosematerjalist nüüd tehtud ja ei lähe enam kunagi katki, noh, ma ei ole seda katsetanud, et see on siis teine pool, et noh, välimuselt on ta iseenesest identne P40 Proga, mis on Eestis müügil, et ega tal nagu selles mõttes väga suurt vahet ei ole, et ja isegi praegu jään ka vastuse võlgu, et kas ta siin meie lettidele nüüd jõuab täna, et ilmselt väga palju neid inimesi, kes tahaks maksta ikkagi küllalt palju raha telefonist, kus ei ole Google'it, aga on superkaamera. Mulle tundub, et see ongi pigem hind selle kaamera eest siis. Vaat jah, igal juhul see kaamera on täna absoluutne mobiilide tipp. Enne kui me pausile lähme, põikame korra 90ndate automakkide maailma ja siis saad rääkida meile Blaupunkti uuest seadmest, mis on ka sul siin laua peal. Ja Blaupunkti seadmest tegelikult, mis mind üllatas, et tegin digisse kõlarite testi, oli isegi täpselt tea, millises tulevases kuus seal ilmub, võtsime jälle sellised keskklassi odavamad Bluetooth kõlarid ette ja noh, muidugi siin maailmas põhilised nimed on teadagi JBL ja Sony, kes muudkui paugutavad selliseid väikseid joogitopsi suuruseid kõlareid ja Blaupunkt on olnud firma, kes noh, vanasti oli ikkagi väga selline, kuidas ma ütlen, kvaliteet prestiiži firma, aga on ajad on Blaupunkti jaoks ka olnud sellised, et nüüd tegelikult on alles ainult bränd ja tehakse neid tooteid sellises noh, kuidas, ma kuidagi ei taha nagu halvasti öelda, Blaupunkt on nagu viimastel aastatel teinud suhteliselt kehvasid ja väga odavaid tooteid. Aga selge ja sest, et seda brändi kleebitakse peale, Ida-Euroopa osakond, siis põhimõtteliselt arendus kõik toimub Poolas, et täna ta on nagu suuresti selline Poola firma, võib siis nii öelda. Aga see on nagu esimene kõlar üle mitme aasta, kui Blaupunkti kõlar on äge, et see on selline joogitopsi kõlar. See on kohvitermos näeb välja, aga ma saan keeratada pooleks. Just, et kui muidu kõik need JBL-id on ju täiesti monokõlar, et Sonyl on küll stereokõlar, aga ta on ühes korpuses, et see annab ikka väga palju juurde, et ma ei pea ostma 2 kõlarit, et kui ma ostan väikseid JBL-i, siis ma saan muidugi need panna 2 tüki kokku, paaritada ära ja mul on ka stereo, aga kui me räägime hinnast, et selle kõlari hind on 80 € juures, mis on ikkagi väga selline taskusõbralik, ta näeb soliidne välja, ta on täiesti veekindel, ta on muidu nagu selline suur, noh, kas siis mitte alkoholse või alkoholse joogipurk, aga kui sa tahad ta lahti võtta, siis on ta 2 väikest totsikut ja sul on stereo heliga kõlar, et tore on, et Blaupunkt on ka ikkagi leidnud selle odavuse kõrval tükikese kvaliteeti. Väga minust hea kiir arvustus, kiir hinnang ja meie läheme siit väiksele pausile. Digitund.
nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. digitund on jälle eetris ja me juhime nüüd teema ühele põletavale teemale. Juhime jutu, mis puudutab kõiki, kellel on läheduses väiksemaid kodanikke, kes kasutavad ka seadmeid ja arvuteid. Enneks sina oled üritanud seda laste tehnoloogia kasutust siis oma käpa alla saada, aga sa ei ole saanud hästi. Seal on jah, see ikkagi pillub mulle huvitavaid takistusi tee peale ette, aga tegelikult ma tahtsin isegi palju laiemaks tõmmata selle teema, et ma hakkasin siin mõned päevad tagasi, vaatasin, et laps läheb kooli, et nüüd on siis aeg ikkagi telefon talle ka anda, vaatasin, mis mul seal kodus on, oli iPhone, mingisugune vanem leidsin karbist ja üks Androidi telefon. Ja siis ma alguses mõtlesin, ma annan talle iPhone'i, sest ma ei tea, tundus kuidagi nagu ma ei tea isegi tegelikult miks, esiteks see telefon ise oli natuke väiksem ja teiseks vaatasin, et kõik see Find My iPhone ja no ma ei tea, võib-olla on kuidagi piiritletum see kogemus tal. Ja siis tekib see lapsevanema küsimus, et aga, et mida ma luban tal seal telefonis ja mida ma ei luba ja kas ma ei tea, jälgin ja kontrollin seda kuidagi või kui ta tahab näiteks äppe installida või et mismoodi see värk üldse käib, kui ta tahab midagi osta. Ja siis ma üritasin seda iPhone'i kuidagi talle nagu käima saada ja see oli õudne peavaluprotsess, ma ütlen ausalt. Sest kui sa ütled ausalt, et see kodanik on alaealine, siis hakkas peale selline tramburai sellega, et telefoni, ma resettisin telefoni ära ja siis setupi käigus ta küsib ka vanema seda parooli. Pane nüüd sina oma parool, et nüüd teeme telefoni edasi. Aga siis ma hakkasin seal ikkagi mõtlema, et kas ma teen seda või ei tee ja ütlesin sinna, et teeme skipi, et ärme üldse tee mingit kontot praegu. Ja siis läks ilusti telefon käima ja siis kui ma hakkasin pärast App Store'ist seda kontot tegema ja siis järsku ei olnud enam võimalik lapsele mitte kusagilt kontot teha. See App Store'i asi jooksis kokku, veebist ei ole võimalik, veeb andis mingisuguseid suvalisi erroreid selle peale, kui ma tahtsin lapsele kontot teha. Ja siis oli ka ainuke variant, oli tegelikult telefon uuesti ära resettida ja siis selle setupi käigus siis öelda, et on laps, okei, sai tehtud. Ja siis selgus, mis lõpuks oli nagu see põhjus, miks mu laps ei saa iPhone'i, oli see, et mu abikaasa on iPhone'i kasutaja, mina olen Androidi kasutaja. Ja iseenesest ma ei pea seda väga suureks kuriteoks, aga mulle tundub, et Apple nii ei arva. Et Apple'i jaoks on ikkagi, et kas sa kolid kõik, mis sul üldse on, kolid meile või sul on väga kurb ja raske elu. No tegelikult ma vaatasin ka, et sa oled siia teema lõppu pannud küsimused, kuidas mujal on. Mina olen omal ajal testinud päris intensiivselt sellist teenust nagu Google Family Link. Just. Ja nüüd ongi niimoodi, et Apple'il on selle sarnase asja nimi Family Sharing. Ja Google Family Link toimib siis, kui sul on Androidi telefon. Android, just nimelt. Ja seda sa saad nii-öelda kontrollida ka iPhone'i pealt. Ehk Family Linki äpp iPhone'il on olemas. Et kui mu laps tahab installida endale, ma ei tea, Fortnite'i või midagi osta, et siis nii mina kui minu abikaasa tegelikult saame öelda talle jah või no, midagi vaadata, et mis ta seal teeb. Aga vastupidi ei ole. Ehk et kui sa annad talle Apple'i ja siis sa üritad oma Androidist midagi teha, ta üritas seal mingit äppi osta, siis see teavitus ei tule mitte kuhugi mujale, kui tuli minu Maci. Jah, Apple'i maailma. Igast Apple'i seadmesse tuleb. Tahvlisse tuleb, Maci tuleb, kella peale võib-olla tuleb ka veel kõrvaklappidesse, kus ta sul saab tulla. Vaata ainult. No tegelikult kui Google'i puhul ikkagi see teenus selles mõttes on laiem, aga sa mõnes mõttes oled ka jällegi, sa oled ikkagi Google'i pantvang, et sa ei saa võib-olla anda lapsele Huawei telefoni uut, ütleme. Aga see ei ole Google'i süü. Aga see ei ole Google'i süü, aga ma just selle jutu peale vaatasin siin ka praegu huvi pärast, et üks asi, mis see oli umbes aasta päevad tagasi, kui ma seda Family Linki nagu torkisin intensiivsemalt, oli sealt puudu nimelt YouTube Kids äpp, mis on väga tore äpp. See on YouTube Kids ei ole meie regioonis saada. Ja ei ole tänaseni. Just, praegu vaatasin just ja ikka ei ole. Ja Google'i puhul ainuke takistus ongi see, et kui sa ütled ausalt talle, et mu laps on alaealine, siis kõiki neid asju tegelikult sa saad Family Linkist väga hästi sättida, mida ta saab, mida ta ei saa, sa võid talle lubada kas või GTA minu meelest, kui ta tahab seda mängida. Ja see kõik on tegelikult kuidas ma ütlen, sa saad tõesti nagu last võib-olla liiga palju nagu kontrollida, et see on üli detailne. No minu eesmärk ei ole see, ma lihtsalt tahtsin, et enne kui ta midagi ostab, või enne kui ta üldse midagi installib, pean ma jah ütlema. See on ainuke tegelikult praktiliselt asi, mis ma hetkel nagu tahtsin teha. Ja muidugi ma oleks võinud seda teha nii, et ma ei ütle talle äpipoe parooli. Et tuleb telefon käes minu juurde, ütleb issi, palun aita. Aga ma ei taha seda sellepärast, et mis siis, kui ma olen, ma ei tea, kuskil eemal, ma ei tea, ära.
mis siis, kui tal tekib mingi olukord, eks ole, mingi vajadus, et ma pean seda kaugelt lubama, et see tundus mulle nagu mõistlik. Ja siis ma hakkasin sealt edasi lihtsalt mõtlema, et Apple on igavene ausalt öeldes nagu sulikamp, et nendel ikkagi see loogika, et sa oled kas meiega või kui sul nagu kas või üks sõrm on kuskil mujal nagu keskkonnas, siis meid enam ei huvita. See on kõikide ka teiste asjade puhul, ütleme, et kui siin rääkida näiteks kas või niisugusest teksti või pilvepõhisuse maailmast, et see on ka üks põhjus, ma isiklikult kasutan näiteks Microsofti teenust, et Microsoft töötab igal pool, täpselt nii, eks ole. Et ja ka Google'i teenused mõnes mõttes ikkagi iPhone'i peal on või Apple'i maailma vastupidi ei ole. Ja nii see on. Ja siis lõpuks ma jõudsin nagu selleni välja, et tegelikult kui sa nagu hakkad ringi vaatama, siis seda sellist iseenesesse sulgumist on nii paljudel platvormidel, et see üks väga hea näide minu meelest on need samad kurikuulsad kõrvaklapipesad, mis ära võeti kasutaja mugavuse nimel, eks ole. Tegelikult, mis on tulemus, on see, et ma olen korduvalt olnud olukorras, kus eriti nüüd, kui me oleme kodukontorites istunud, mul on mingi koosolek tulemas, ma ei tea, mul on Bluetoothi klapid on, ma ei tea, on nad tühjaks saanud või kuskil teise jope taskus või ma võtan, ma ei tea, küsin abikaasa käest, et kuule, kas sa saad laenata ja siis kuhu ma need panen, et mitte kuhugi ei ole neid torgata ja see tulemus on ju see, et kui kõikidel on Bluetoothi klapid, siis neid terve perekonna telefonidega kuidagi ja seadmetega üldse arvutitega siduda nii, et nad kõik kuidagi risti-rästi töötaks, ma saan laenata abikaasa omi, laps saab laenata minu omi ja teine laps saab laenata teise lapsi omi, see ei ole võimalik. Vähemalt nii ruttu. Ei ole küll, aga klapid on isiklik asi ikkagi. Tead, mulle tundub see jutt. Mul on 4 perekonna liiget, see on 4 korda 200 euri andis isiklik asi, selle asemel, et mul võiks olla paari mingisuguseid 10-euroseid neid suvalisi neid. Mina tahan öelda seda, et tead, valikut on palju, sa saad valida selle vahel, kes teeb oma platvormis kõik jube ühildavaks ja see Apple'i lahendus lapse ekraani haldamiseks on väga-väga võimas, väga palju ja see sinu kriitika on õige, võib-olla see ei ole kriitika minu arvates, see ongi ehitatud niimoodi. Sa istud ka Maci taga, muidugi Henrik istub ka Maci taga praegu. Ja sul on valik. Minu kuritegu on see, et ma olen otsustanud kasutada Androidi telefoni. Aga kui sul ongi valik, sul on see Family Linki valik, mis on tegelikult väga hea. Ei ole, ma ei saa lapsele iPhone'i anda. Ja sul ongi valik mitte iPhone'i anda, täpselt. Absoluutselt, sul ongi valik anda mitte iPhone. Vaata, tegelikult oledki, ütleme nii, et see on selline, kuidas on kahe teraga mõõk ja see ongi selline olukord, et tegelikult kui Apple tahaks kontrollida, et sinu heaolu oleks tagatud nagu igal levelil või tasemel, siis ta lihtsalt peab sulle seadma mõningaid piiranguid. Ja see on see piirang, et kasuta meie seadmeid. Aga võtame selle sama iPadi näite. Seal ei ole mitme kasutaja sisselogimist üldse ja mitte sellepärast, et nad ei suudaks või oskaks seda teha, vaid sellepärast, et igale pereliikmele peab olema oma iPad, mis mõttes te ostad 1 või äärmisel juhul 2 pere peale, ei, sa ostad 4 ja siis sa ostad neid juhtmevabasid klappe ja siis kui sa Spotify'd kasutad, siis Spotify ka teeb sulle neid sul on valik mitte osta oma liitumine. Jaa, aga vaata, me jõuame ikkagi sinna välja, et see ongi see põhjus, miks maailmas ei ole ainult Apple, et kui sa palju virised, siis öeldakse sulle mine osta omale Windowsi läpakas. Teised on samasugused, Windowsi läpakas küll ja ma ei tea, kas Chrome'i või Google'i nendes tahvlites saab ka vist mitut kontot kasutada. Ikka saab, ja Google. Et see ongi valikute küsimus, et kui sulle meeldib selline vaba maailm, et siis ostagi omale Google või Microsoft täna. Ja mis on tegelikult ju õige on see, et nende alternatiivid ei ole hullud, alternatiivid on päris head, aga Henrik tahab olla ühe jalaga seal müüridega aias ja teise jalaga seal vabaduses. Ja sa pead valikut tegema. Ei, ma ei taha üldse müüridega aias olla. Aga anna lapsele iPhone'i. Ma ei annagi, too bad, eks ole, aga näiteks tahan, et mu Amazoni või siis Google'i nutikõlar, mis iganes on ju, mis mängib Spotify'st muusikat küsimise peale. Ta tegelikult võiks ju aru saada, kes küsib. Ja ta tegelikult võiks ju mängida seda muusikat tema Spotify konto alt. See ei ole nüüd mingisugune raketiteadus, mul on 4 pereliiget, ma treeniks nad kõik välja. Seda ei ole. Ja seda ei ole sellepärast, et ma pean igal inimesel on vist, ma ei tea, ette nähtud, et igal inimesel on isiklik Alexa või? Ütleme, siin ongi põhjuseid ju tegelikult suureks 2. Üks on see, et Apple ei tahagi, et tema süsteem või tema arendu või tema asjad olekski kasutatavad mingitest teiste tootjate seadmetes. Ja teine põhjus võib ka olla sisulisem, et nad ei saa kuidagi garanteerida, kui hästi need seal töötavad. Ja ma arvan, see iMessage'i näide on sama. Kõik ootavad, et iMessage tuleks Androidile. See ei ole mingi jutt, kuidas WhatsApp töötab ja nüüd Apple ei saa garanteerida, et nende iMessage nad ei saa garanteerida tegelikult. Aga WhatsApp saab garanteerida. Aga nii see on. Sa ära usu seda, mis nad sulle räägivad. Nüüd kell näitab, et järgmine saade hakkab peale praegu. Kuum vaidlus jätkub, kahjuks kuulajate seda enam ei kuule. Me peame ütlema teile täna aitäh kuulamast ja olge tagasi eetris meiega koos järgmine nädal.
digitund. nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa